Nii Kusti, ma kasutasin selgelt võimalust oma intervjueeri karjääri jooksul kutsuda ühes isikus siis see mikrofonide ja kaamerate ette nii mängija kui ka treener. Et see on see hetk. Ma ei tea, kui suurelt me tänast mängu nagu sellel pointi analüüsida, sest tegelikult ütleme, see olukord on selline, nagu ta on, et mis meil sealt praegu vastu vaatab. Ma arvan selles mõttes, et selle mänguga ma arvan, et häbisse ei jäänud. Ma arvan, et me saame nagu pea püsti siit Ogrest tagasi sõita, et me selles mõttes teadsime, et on raske seis ja ainuke asi, mis me teha saime, oligi see, et me paneme nii kõvasti, kui me vähegi suudame ja eks siis lõpus paistab, mis sellest välja tuleb ja lõpuks, kui see vahe jäi nagu 14, arvestades fakti, et me viskasime 23-3, et siis ma arvan, et see on suhteliselt soliidne, et see vahe nagu nii väike jäi, et niimoodi ükskõik, mis võistkonnaga mängides, kui nii kehvasti visata 300 tagant, siis ongi keeruline võita. Jaa, seda tõdesime siin kõik kõrvalt, et tegelikult seda olukorda arvestades, kus meil on tõesti nagu põhimõtteliselt piltlikult öeldes iga teine mees puudu, siis see lõppskoor ei olnudki üldse mitte paha, aga ei saa kuidagi küsimata jätta, et kuidas endal tunne, et üle pika aja ikkagi niimoodi päris kõrgtasemel platsil ringi joosta, et mis mõtted, tunded endal tekkisid, et kuidagi kops pidas vastu ja jalg ei hakanud valutama. Kusjuures oli jah, üllatavalt okei oli selles mõttes, et arvestades ma nagu ise mõtlesin, et ma ei mäleta, millal ma üldse nagu täis kiirusel oma elus jooksin viimati. Et selles mõttes, et üllatavalt hästi oli, et paar korda tõmbas nagu täis, õnneks sattus täpselt mingi mänguseisak olema selle ajal, et sain ilusti pingile ära minna, aga jah, läksin niisuguse mõttega, et proovin nii palju kasulik olla, kui ma vähegi suudan, aga jah, eks see niisugune kiirustega harjumine, et see oli nagu päris keeruline, et mehed jõudsid igale poole palju kiiremini, kui ma oleks arvanud ja nii kaitses kui rünnakul, aga jah, nii ta oli. Kui kiirelt või lihtsalt see sinu jaoks üldse see otsus tuli, ma saan aru, et kas algatus tuli sealt Breti poolt, et omavahel selle asja kokku leppisite või kuidagi? See oli jah, teisipäeva eile hommik, siis kui Hendrik trennist hommikul koju läks ja siis vaatas meile vastu niisugune seis, et Bretil tekkis see mõte jah, et võiks minu poole pöörduda. Ega ma sellega nagu alguses nõus ei olnud, aga lõpuks, kui vastast vaadata, et tegelikult et siin on niisugused nagu jõujuurikad lihtsalt, kellele lihtsalt oli võib-olla vaja nagu natukene suuremat keha lihtsalt vastu panna, et ma arvan, et sellega ma selles mõttes kaitse mõttes sain nagu hakkama, aga lõpuks jah, ega ma saan aru, mis nagu olukord on ja lõpuks selles mõttes see nagu on lihtne olukord, et kui öeldakse, et on vaja, siis tuleb minna, et ega nii lihtne ongi. Samal teemal lihtsalt huvi pärast, et kui sa niimoodi selles olukorras, kus sa oled, sa tegelikult oled ju ühtlasi ka treener meeskonnas, et kas seda tunnet ei olnud vahepeal, et tegelikult et samal ajal jooksjad ja samal tahaks ikkagi nagu käske jagada ja poisse nagu õpetada, et või selles... Ei, platsil olles ei olnud seda kindlasti, aga ühe korra Brett pidi mulle näitama küll, et rahulikult, et kui ma pingi peal olin, et siis kippus nagu tulema, aga jah, ise võtsin selgelt nagu täna nagu selles mõttes mängija rolli, et olin nii. Ja lõpetuseks siis, see on nagu niisugune klišee, millega ma siin tihtipeale oma intervjuud juba lõpetan, et kuidagi kergemaks ei lähe. Et Cramo on tulemas vastu, seis on meil endiselt selline, nagu ta on. Emilsi osas on tõenäoliselt äkki midagi oodata, et paraneb, aga McCreary on endiselt... Emils võiks ikkagi terve olla, jah. Võiks olla. Selles mõttes meil on nüüd aega, mis täna on meil 17? 18 juba. 18, 10 päeva on aega, 28 on Cramo, et selles mõttes Emils peaks saama terveks kindlasti, oleneb, kui palju ta aidata saab, aga midagi kindlasti, et McCreary on endiselt väljas, eks ole. McCreary on endiselt väljas, jah, aga tuleb panna nendega, kellega on, ja eks olles niisuguses võistkonnas, kus on niisugused suured kaod sees, siis see tegelikult nagu annab võib-olla mingisuguse väikse lisabuusti ka ja niisuguse osa, et oleme selle peale. Cramo vastu ise platsile ei kipu?
ma arvan, et see jääb ära. Selge. Siis ega midagi, ma saan aru, et peame natuke veel ootama, sest tormi otsaesine sai niisuguse paugu, et läks õmblema, aga midagi teha pole, see on osa mängust ja me peame siit vaikselt nüüd siis tagasi Rapla poole sõudma. Selline suur palju on. Nii on, küll aitäh sulle. Aitäh.